saas annab teisele käe. Lõim lõimes ma kanga sees mustreid ju näen. Nii on kootud me Eestimaa imede lugu. Nii on kasvanud eestlaste sugu. Värvi lisatud teisele peale. Rida järgnenud, eelnenud ajaloo reale. Nii on maalitud aegade lõuendi maali, trotsides külma ja põhjatuuli. Lugu järgneb kord räägitud loole. Las iga samm edasi viia üksteise poole. Lõikame me eelkäijate külvatud seemet. Seda vilja, mis jäetud me teele. Armu armule andnud meil lisaks kõige looja me kõikide taevane isa. On Maarjamaa olnud ta käte peal kantud. On see maa meile kingina antud. Üks saas annab teisele käe. Lõim lõimes ma kanga sees mustreid ju näen. Nii on kootud me Eestimaa imede lugu. Nii on kasvanud eestlaste sugu. Armsad hiidlased, armsad hiidlaste sõbrad, tere tulemast. No ma arvan, et iga eestlase jaoks ikkagi väga tähtsa õhtu või päeva eelõhtul siia Kärdla kirikusse. Ja ma muidugi ei tea, miks te olete tulnud. Eeldatavalt selleks, et olla osa millestki. Seda, mis see täpselt on, ega te tõenäoliselt päris täpselt ei tea. Te võib-olla aimate. Ja võib-olla isegi meie siin päris täpselt ei tea. Me ka võib-olla aimame, sest me tahaks olla valmis selliseks loovateks üllatusteks, mis sünnib. Ma usun alati, kui me oleme pühakojas ja kui me oleme koos muusikaga. Üks asi vähemalt, mis minu südames on olnud, see on imetlemine. Ja just selle imetlemine, et meil on vaba Eesti, et meil on kingitud see ja kuidagi enda südame viimine sinna kohta, et see ei ole tavapärane. Et see ei ole tavapärane, vaid see on midagi, mida me peaksime iga päev, iga hetk väga hindama. Tänase kontserdi nimi on Üle piiride. Ja ma ei tea, mis assotsiatsioone teile sellega seoses on tekkinud. Joel
on selle väljamõtleja või tema selle vähemalt välja ütles, et selle kontserdi nimi võiks olla Üle piiride. Ja ma ei tea jällegi täpselt, mis tema mõte sellega seoses oli, aga ma tooks välja 3 tasapinda, kuidas seda mõtelda saaks, vähemalt mina enda sees mõtlen. Esiteks, meie maailmas on nii palju selliseid piire, mida me tõmbame enda ümber ja üksteise vahele. See võib olla seotud poliitiliste arusaamadega, see võib olla seotud usuliste arusaamadega, väga erinevatel põhjustel me tekitame neid piire, vahel isegi müüre. Ja küll on hea siis, kui me leiame, vähemalt üritame elus kuidagi üle selle piiri astuda natuke, selles mõttes, et vaadata ja kuulata, mis seal teisel pool on, või ehitada sildasi nende piiride vahele ka nende inimestega, kes võib-olla mõtlevad natukene teistmoodi kui mina. Me oleme üks rahvas ja ma usun, et näiteks poliitilises plaanis, isegi kui meil on erinevad erakonnad, siis iga poliitik, ma siiralt usun seda, võib-olla ma olen sinisilmne, aga ma ikka usun, et iga poliitik tahab, et Eestis oleks elu parem, homme parem kui täna ja nii edasi. Ja selline isamaa armastus Eestimaa vastu võiks olla see, mis on kõrgem kui meie piirid. Teine on selline keeruline sõna kui transcendentne. See tuleb ladinakeelsest sõnast, mis ka räägib otse kui üle piiride minemisest või kuskile teisele poole minemisest. Eesti keeles me ütleme ka üleloomulik selle kohta. See, mis sünnib Jumala kojas, see, mis sünnib läbi palve, see on transcendentne. Üle piiride minek. Kaugemale kui minu mõistus, minu ratsionaalne arusaam. Ja see on ka meie usk ja igatsus, et täna oleks siin midagi sellist üle piiride minekut. Ja 3. üle piiride minek on puht geograafiline, sellepärast, et meil on hea meel olla siin koos Soome ühe armastatuima kristliku muusiku ja heliloojaga Pekka Simojogiga. Terve tulo, Pekka. Teeme aplaudi. Ja mul on alati eesõigus laulda ja teenida koos Ekleesiakooriga. Täna on ühendkoor meil, Ekleesiakoor ja Kärdla kiriku kammerkoor ja Kersti Kuusk on dirigent. Imeline Haapsalu viiuldaja Taimi. Me soovime teile, ma ei saa tegelikult niimoodi öelda, me soovime meile ühte erilist koosolemist siin, sest ma tahaks, et see oleks meie. Ja selleks ma alustan selle piiride ületamist. Kui Pekka annab mulle D. Üks D, palun. Üks D. Isa taevas teeni. Isa taevas teeni. See on Mari Aamori laul ja ma küsisin talt luba tema laulu muuta. Ta mõtles tükk aega, aga siis ta andis nõusoleku. See on imeline palve laulupeol kõlanud lastekooride esituses. Ma võtsin selle refrääni ja Artur Ratsoni sõnad olid Esa taivan ja tegin ta eesti keelde. Isa taevas. See on väga keeruline. Ja laulame seda koos. See on meie tänane selline läbiv motolaul, mis ikka jälle võib-olla tõuseb ülesse, aga selleks me peame selle selgeks saama. Ma laulan eeste järgi. Isa taevas teeni, isa taevas. Ja teist korda on väikse hüppega sealt. Isa taevas teeni, isa taevas teeni. Ja lähme nüüd koos. Isa taevas teeni, isa taevas teeni. Isa taevas.
isa taevasteni. Päikene paistaks veel soojaks külma maa, et tuul puhuks südamest kurja kõik minema, et sõdadest avatud maa leiaks rahu taas, et kaugele eksinud süda taas leitud saaks. Isa taevasteni, isa taevasteni, isa taevas, isa taevasteni, isa katkised suhted kõik ükskord terveks saaks, et müürid, mis lahku meid viinud, võiks langeda, et tunda me võiksime üksteist kui õde ja vend, et tänada oskaks me kõigest looja sind. Isa taevasteni, isa taevasteni, isa taevasteni, isa taevasteni. Kuulame, kuidas kirik laulab isa taevas. Kes julgeb, võib erinevaid hääli proovida. Isa taevas. Isa taevas. Isa taevasteni, isa isa taevas, isa taevasteni, isa taevasteni, isa taevasteni, isa Me võime täna tervitada ka kõiki televaatajaid, meil on otseülekanne TV7-sse ja Pildiraadiosse, kõiki raadiokuulajaid, kes kuulavad meid Raadio 7 ja Pereraadio vahendusel, nii et üle piiride läheme ka täna selles mõttes. Ma usun, et me kõik teame Juhan Liivi väga traagilist luuletust Ma lille sideme võtaks. Mõned aastad tagasi see väga inspireeris mind, just see fraas Ma lille sideme võtaks, ja see läheb seda teemat edasi, et me tahaks üle piiride minna selles mõttes, et kokku liita meid sageli
ma ei tea, haavade või mille tõttu väga lahku läinud inimesi, kes me eestlastena oleme. Me vahel ei salli teist eestlast, aga andku Jumal meile jõudu ja olgu see me palve, ma lillesideme võtaks ja köidaks meid kokku, kui saaks. Ma lillesideme võtaks ja köidaks meid kokku, kui saaks. Ma üksmeele tekiga kataks sind, mu rahvas ja meie maa. Mõistliku meele siis võtaks ja südame puhtuse ka. Ma viha ja kurjuse mataks su maapinda sügaval. Ma teen teile natuke lihtsamaks ka, et kui te tunnete, et kas tahate plaksutada või ei taha plaksutada, et teeme niimoodi, et me ei plaksuta, et siis te ei pea keegi väga pinges olema. Järgmine laul on selline, kus me saame, nagu Eesti regilaul, tegelikult ongi rahvalaulu viis, kus me saame kaasa laulda. Kui mina laulan ees, pane isa oma käsi, siis teie teete
pane isa oma käsi. Natuke teistsuguse viisiga, kui mina laun. Mina laun ees, pane isa oma käsi. Ja te vastate, pane isa oma käsi. Arusaadav. No proovime ka, ma praegu ei kuulnud, kas te laulsite. Mina laun ees, pane isa oma käsi. Eestlane saab kiiresti asjadest aru. Pane isa oma käsi. Oma hea meel, oma käsi, oma hea meel, oma hea meel, oma kaitse, oma hea meel, oma kaitse, oma õnnistuse kari, oma õnnistuse kari, üle meie maa ja rahva. Anna isa oma armu, anna isa oma armu, oma taipu, oma armu, oma taipu, otsides su püha tahet, sinu tahet igavesta. Anna armu, anna tahet. Anna armu, anna tahet. Hoia isa oma põues. Oma põues tiiva alla. Oma põues tiiva alla. Kaitse oma käega meida. Kaitse oma käega meida. Kurja eest, mis koputamas. Kurja eest, mis koputamas. Anna armu, anna rahu. 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 võite plaksutada, kui väga tahate.
Jah, pärast selliseid lugusid on keeruline mitte plaksutada. Enne, kui me anname sõna vahepeal Pekkale, tänane kontsert on, unustasin enne öelda, et A-B-A vormis, kes muusikat teab. A-B-A, Timo, Pekka, Timo. Et A-osa lõpp tuleb nüüd ja see on tänase kontserdi teema laul, et kui Joel ütles, et laulu või selle kontserdi pealegi võiks olla üle piiride, siis Timo tegi laulu üle piiride. Ja see on mitmed asjad siia sisse pandud, mis ma juba eelpool ütlesin selle laulu kohta. Koit kaugel veel ja vangi on võtnud meid hirm, kui usk kaotan lootuse teel, siis leiab meid üles su arm, siis leiab meid üles su arm. Ei surmelu võimud ja väed su armastust muuta ei saa ja ikka su avatud käed on kõiki meid veel kutsumas, on kõiki meid veel kutsumas. Üle piiride ja aja viivad sinu armurajad, üle rahvaste ja maade kõlab sinu armastus. Üle piiride ja aja sinu kutse kõigil kõlab, üle piiride sa liidad, see on sinu armastus. Kui seisab meil kuristik ees, siis sina teed sillasest üle. Kui müüre me ehitame, siis süütad sa ühtsuse tule, siis süütad sa ühtsuse tule, siis piirid ei peatada saa, mis alustanud oled sa, Jumal, ja surnud luud taas äratad idas, läänes ja põhjas ja lõunas, idas, läänes ja põhjas ja lõunas. Üle piiride ja aja viivad sinu armurajad, üle rahvaste ja maade kõlab sinu armastus. Üle piiride ja aja sinu kutse kõigil kõlab, üle piiride sa liidad, see on sinu armastus. Üle piiride ja aja viivad sinu armurajad, üle rahvaste ja maade kõlab sinu armastus. Üle piiride ja aja sinu kutse kõigil kõlab, üle piiride ja liidab, see on sinu armastus. See on sinu armastus, see on sinu armastus. Ole hea, Pekka. Ma räägin siia vahele, et minu nooruspõlv on olnud koos Pekka Simojogi muusikaga ansambel Jagaranda, ansambel Exit. Minu esimene kaasaegse kristliku muusika kontsert oli Kokkolas
90ndate alguses, kui meid Eesti noori viidi Soome, Imedemaale ja sealsed sõbrad viisid meid Kokkolasse ansambel Exiti kontserdile ja see oli väga-väga suur elamus. Ja nüüd on Pekka siin meie keskel. Terve tulo! Ja see lugu on üle piiride. Ma tean, Pekka on väga palju Aafrikaga seotud, nii et lähme päris kaugele üle piiride. Me tulimme palvettamaan, me tulimme jakamaan, me tulimme ylistämään. Palvettamaan, jakamaan. Sijatan dansa, sijanikella, kaikki. Sijatan dansa, sijanikella, sijatumisatti. Jalo, 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 me tulimme palvettamaan, jakamaan, ylistämään. Keikka. Sijat Mikela, sijatumisattina. Sijatan dansa, sijat Mikela, sijatumisattina. Tere, tere, head õhtust. Terve, hyvää iltaa. Minun täytyy tunnustaa yksi asia. Mä pean yles tunnistamaan yhä asian. Tämä on minun ensimmäinen kerta Hiidenmaalla. Se on minun elu esimmäinen kord, kun mä olen Hiiumaalla. Mutta lupaan, ei ole viimeinen kerta. Aga mä lupaan, että se ei jää viimaiseksi. Minun ensimmäiset muistoni Eestistä
olivat vuodelta 1989. Minu esimesed mälestused Eestimaast on aastast 1989. Minä olin täällä Jacaranda kuoron kanssa. Ma olin siin Jacaranda nimelise kooriga. Ja sitten seuraavana vuonna tulimme Exitin kanssa ja soitimme tuolla Haapsalussa. Ja siis juba järgmisel aastal me tulime siia oma bändi Exitiga ja mängisime kontserte Haapsalus. Ja 1991 tulimme uudestaan. Ja aastal 1991 tulime jälle. Ja ne oli jännittäviä aikoja. Need olid muidugi sellised pingelised ajad. Ja nyt on hienoa sen jälkeen monta kertaa, kun saa tulla vapaaseen Eestiin. Ja nüüd nende aegade järgi on väga hea tulla juba mitmendat korda vabasse Eestisse. Ja kun minä noita Timon lauluja kuuntelen, Ja kui ma neid Timo laule kuulen, niin niissä on se kiitollisuus, että maa on vapaa. siis nendes kõigis on seda tänulikkust selle eest, et see maa on vaba. Minä olen monta kertaa kuullut Timon nimen. Ma olen palju kordi kuulnud Timo nime. Ja minä kysyin, kuka on Timo? Ja ma küsisin, et no kes see Timo on? Ja joku minulle selitti näin, että hän on vähän niin kuin semmoinen Eestin Pekka Simojoki. Ja keegi mulle selehtas, et Timo on veidike nagu see Eesti Pekka Simojoki. Sitten minä ajattelin, että siinä on sitten heimoveli ja minun täytyy hänet tavata. Ja siis ma mõtlesin, et siin on minu hõimlane ja ma pean temaga kohtuma. Mutta kyllähän on teidän Timo. Hänellä on aivan oma hieno tyyli. Aga küll ta on ikka rohkem teie Timo, tal on täiesti oma stiil. Minä otan muutaman laulun teille suomeksi. Ma teen teille mõned laulud nüüd soome keeles. Tämä ensimmäinen laulu on nimeltään Kaksi tavallista kättä. See esimene laul kannab sellist nime Kaks tavalist kätt. Kun minun isäni mietti, uskaltaako hän muuttaa perheen kanssa Afrikkaan. Kui mu isa oli mõtlemas, et kas ta julgeb kolida Soomest kogu oma perega Afrikasse, Hänellä oli yksi suuri kysymys. siis temal oli üks suur küsimus. Eikö Jumala käytä vain semmoisia superkristittyjä? Et kas mitte ei ole nii, et Jumal kasutab ainult superkristlasi? Kun minä en ole superkristitty, hän mietti. Sest ta mõtles, et mina ju ei ole superkristlane. Ja kun hän tämän asian sai selvitettyä, Ja kui ta selle asja sai endale selgeks, että Jumalalla ei ole superkristittyjä, hän käyttää vain tavallisia. et Jumalal ei ole superkristlasi, vaid ta kasutab ainult tavalisi, Hän uskalsi lähteä Afrikkaan. siis julges ta kolida Afrikasse. Ja esimerkiksi tämän laulun minä olen sieltä tuonut mukana. Ja näiteks see laul, mida just kuulsime, selle laulu olen ma sealt kaasa toonud. Eli tämä laulu on Kaksi tavallista kättä. See laul kannab nime Kaks tavalist kätt. Hän ei mitään pyhimystä, kaipaa sädekehineen. Tee se itse yritystä, yltää taivaaseen. Tavallisen tapertajan hän vie työhön pellolleen. Kurjimmankin savimajan hän voi tehdä kirkokseen. Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää. Kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen. Niillä taivas matka alkaa joka aamu uudelleen, uudelleen. Vaikka moni tekee tikkaat toisten yli päästäkseen, jäävät mielestänsä rikkaat yksin rahoineen. Sillä kaikkein köyhimmistä Herra kansan kokoaa, heikoista ja hiljaisista valtakunnan rakentaa. Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää. Kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen. Niillä taivas matka alkaa joka aamu uudelleen, uudelleen. Kaksi tavallista. Kaksi tavallista.
Ensimmäiset viimeisiksi jäävät hänen laskuissaan, mahtavimmat pienemmiksi joutuu taipumaan. Hän ei käske enkeleitä tätä maata muuttamaan. Jeesus tahtoo käyttää meitä siellä missä tarvitaan. Hei! 2 tavallista kättä Jeesus työhön lähettää. Kuinka paljon tekemättä ilman niitä tällä jää. 2 tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen. Niillä taivas matka alkaa joka aamu uudelleen. 2 tavallista kättä Jeesus työhön lähettää. Kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. 2 tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen. Niillä taivas matka alkaa joka aamu uudelleen, uudelleen. 2 tavallista kättä ja tavallista jalkaa. Kättä ja jalkaa. Aivan tavallista. Kaksi tavallista. Laulan teille sitten semmoisen vähän uudemman laulun. Laulan teille nüüd veidike uuema laulu. Tämä syntyi Israelissa. See laul on sündinud Iisraelis. Puoli vuotta ennen kuin Hamas hyökkäsi ja alkoi se sota. Pool aastat enne seda, kui Hamas ründas ja algas see sõda. Ja siellä oli rauhallista silloin. Seal oli rahulik siis. Meitä oli sellainen bussillinen suomalaisia turisteja. Meitä oli siis yksi bussitäis Soome turiste seal. Ja meidät vietiin semmoisille kaivauksille. Ja meid viidi siis väljakaevamisi vaatama. Ja sieltä oli löytynyt semmoinen kylä, jonka nimi on Magdala. Ja sealt oli just välja kaevatud või leitud selline küla, mis kannab nime nagu Magdala. Tietääkö joku, kuka oli Magdalan kylän kuuluisin ihminen? Kas keegi teab, mis selle Magdalena küla või selle Magdala küla kõige kuulsam inimene on? Maria, kyllä. Maria. Te osaatte Raamatun. No te tunnette oma piibleit. Siellä kaivauksien vieressä oli semmoinen kirkko, ja siellä kirkon alakerrassa oli semmoinen valtavan kokoinen maalaus. Ja seal nende väljakaevamiste kõrval seal oli üks kirik, ja selle kiriku all keldrikorrusel oli tohutu suur maal. Ja yleensä näissä maalauksissa kirkoissa on esitettynä Jeesus. Ja üldiselt nendel kirikumaalidel on kujutatud Jeesust. Sielläkin oli Jeesus, mutta kasvoja ei näkynyt. Sealgi oli Jeesus, aga ta nägu ei olnud seal näha. Siellä näkyi vain Jeesuksen jalat. Seal paistsid vaid Jeesuse jalad. Sandaalit ja isot varpaat. Sandaalid ja siis suured varbad. Ja vähän viittaa ja semmoisia pieniä viitan tupsuja. Ja veidikene siis tema kuue hõlma ja neid hõlmatupsusid. Ja sitten siinä ympärillä oli muita jalkoja. Siinä oli vain nilkkoja, jalkoja, sandaaleita ja varpaita. Ja seal ymberringi oli siis muid jalgu, oli neid hüppeliigeseid ja varbaid ja sandaale. Mutta sieltä jalkojen välistä tuli semmoinen naisen käsi, joka kurotti näin. Aga sealt nende jalgade vahelt paistis üks naisterahva käsi, mis niimoodi sirutas. Hän oli se nainen, joka oli 12 vuotta kärsinyt. See oli see naine, kes oli 12 aastat haiguse käes kannatanud. Ja hän oli kaikki rahansa pannut lääkäreihin. Ja ta oli kõik oma rahad kulutanud arstide peale. Ja kukaan ei voinut auttaa. Ja keegi ei olnud suutnud teda aidata. Ja hänen ainoa toivo oli koskettaa Jeesuksen viitan tupsua. Ja tema ainuke lootus oli puudutada Jeesuse kuue hõlmast. Ja hän sai avun. Ja ta sai abi. Jos et muista, niin käy Raamatusta lukemassa. Kui sa ei mäleta, siis loe piiblist seda lugu. Minä vain katsoin ja se teki suuren vaikutuksen.
Mina ainult vaatasin ja see mõjutas mind väga sügavalt. Kunnes sitten joku meidän bussista tuli, että bussi lähtee, lähdetkö sinä? Et kuni keegi meie bussirahvast tuli ütlema, et hei, et buss hakkab minema, kas sa tuled kaasa? Mutta se kuva jäi mieleen. Aga see pilt jäi mulle meelde. Ja viimeisenä päivänä muut lähtivät vielä sinne Eilatin rantaan ottamaan aurinkoa. Ja viimasel päeval muud läksid veel sinna Eilati rannale päikest võtma. Minä jäin hotelliin. Mina jäin hotelli. Yksi laulu piti tehdä. Oli tarvis kirjutada üks laul. Koska mä ymmärsin, että se koko bussilastillinen meitä suomalaisia kristittyjä. Sest ma sain aru, et kõik see bussi täis meid Soome kristlasi. Olimme kuin se nainen. Me olime just nagu see naine. Jokainen kaipasi, että saa koskettaa jotain pyhää. Igaüks meist igatses, et saaks puudutada midagi püha. Me olemme täällä ihan samanlaisia. Me oleme siin ka täiesti samasugused. Me olemme kirkossa, jotta me saisimme koskettaa jotain pyhää. Me oleme kirikusse tulnud, et me saaks puudutada midagi püha. Tai että joku pyhä koskettaisi meitä. Või et keegi püha puudutaks meid. Ja kun minä kuuntelin Timon lauluja, niin minä tunsin, että pyhä kosketti. Ja kui ma kuulasin Timo laule, siis ma juba tundsin seda, et püha puudutas. Tämän laulun haluan omistaa sinulle, joka vieläkin odotat. Selle laulu tahan pühendada sulle, kes sa veel ootad. Minä odotin 12 vuotta. Minä pelkäsin muiden katseita. Minä harhailin, kauan juoksin suotta, kunnes kosketin hänen viittaansa. Minä rukoilin helpotusta vaivaa, että löytäisin jälleen valoa, mutta löysinkin kivun takaa taivaan. Hiljaa kosketin hänen viittaansa. Hän on se sama Adonai, hän on El Shaddai, jonka syliin särkynyt kerran tulla sai. Ja saman viitan liepeeseen yhä uudelleen koskea saa heikko nyt tulla murheineen. Minä kuuntelin hänen sanojansa, silloin aavistin, olen kotona. Minä katselin hänen kasvojansa, hiljaa kosketin hänen viittaansa. Hän on se sama Adonai, hän on El Shaddai, jonka syliin särkynyt kerran tulla sai. Ja saman viitan liepeeseen yhä uudelleen koskea saa heikko nyt tulla murheineen. Kaikki kurjat kutsutaan, kaikki köyhät perimään. Toivo syttyy jälleen maahan poljettuun, sillä kaiken häpeän, sillä kaiken pimeän Jeesus kantoi päällä ristin puun. Hän on se sama Adonai, hän on El Shaddai, jonka syliin särkynyt kerran tulla sai.
ja saman viitan liepeeseen yhä uudelleen. Koskea saa heikkoni, tulla murheineen. Minä odotin 12 vuotta, kunnes kosketin hänen viittaansa. Laulan teille vielä yhden laulun. Laulan teille nyt veel ühe laulu. Tätä me Exitin kanssa olemme täällä Eestissäkin laulaneet monta kertaa. Seda laulu oleme ka oma bändi Exitiga laulnud siin Eestis mitmeid kordi. Laulun nimi on Kahden maan kansalainen. Ja selle laulu nimi on Kahe riigi kodanik. Minulla on Suomen passi ja sinulla on Eestin passi. Minul on Soome pass ja sinul on Eesti pass. Mutta meillä voi olla myös se toinen passi, joka on sydämessä. Aga meil võib olla ka üks teine pass, mis on su südames. Se taivaan valtakunnan passi. See taevariigi pass. Tämä pieni maa jalkojen alla, taivas suunnaton päällä päin. Ovat seuranneet koko matkani ajan. Tämä pieni maa kaikkialla, ystäväni on tänne jää. Kunnes askeleet viemät yli viimeisen rajan. Jalat pidän mulla samaan. Katsellani taivasta tampoitan. Tiedän minne matkaani tehdä saan. Olen kansalainen kahden maan. Jalat pidän mulla maailman. Katsellani taivasta tampoitan. Tiedän minne matkaan saan. Olen kansalainen kahden maan. Väike on se maa, millä mä seisin. Taivas avatut korkusis. Ommit jälkinut koko tekona ajan. Minun väikemaa ikas paikas. Sobraks mulle on sijaa. Kun niin sammut mint viivan yli viimeisen rajan. Jalat hoijan kintlana maailmas. Taivas silmisteillä se kattuta. Tean jo puhu puole mun tekont vei. Olen kahden riiki kotani. Jalat hoijan kintlana maailmas. Taivas silmisteillä se kattuta. Mä tean jo puhu puole mun tekont vei. Olen kahden riiki kotani. Täällä työni teen, itken ja nauran. Raivaan peltoni, kynnän maan. Rauhan siemenen, kylmän riitaan ja sotiin. Kerran paikalleen, lasken auran. Kerran viljani, korjataan. Silloin tiedän sen, olen tullut viimeinkin kotiin. Jalat hoijan kintlana maailmas. Taivas silmisteillä se kattuta. Mä tean jo puhu puole mun tekont vei. Olen kahden riiki kotani. Jalat hoijan kintlana. Taivas silmisteillä se kattuta. Mä tean jo puhu puole mun tekont vei. Olen kahden riiki kotani. Jalat hoijan. Taivas silmisteillä se kattuta. Mä tean jo puhu puole mun tekont vei. Olen kahden riiki kotani. Yksi korva. Jalat
Nyt minä pyydän tämän meidän mahtavan kuoron takaisin. Ja nüüd ma palun meie kauni koori siia tagasi. Tämä laulu on syntynyt nuorten leirillä. See laul, järgmine laul on sündinud ühes noortelaagris. Meillä oli siellä semmoinen pieni kirkko, joka on vanha semmoinen lato tai semmoinen riihi. Meil oli selline väike kirik seal, mis oli endine nagu syke ait. Ja meillä oli siellä mahtavia nuorten leirejä. Ja seal olid ägedad noortelaagrid. Ja siellä tapahtui monia asioita, missä Jumala kosketti nuoria. Ja seal sündis palju erinevaid asju, kus Jumal puudutas noori. Minä kerron teille pienen muiston. Räägin teile ühe mälestuse. Olin nuorten leiri alkamassa. Oli üks noortelaager just algamas. Ja sitten nuoret tulivat sanomaan, että meillä on iso ongelma. Ja noored tulid mulle ütlema, et meil on üks suur probleem. Täällä on yksi tyttö, joka ei pysty syömään. Et meil on siin üks tüdruk, kes ei suuda süüa. Hänellä on bulimia. Tal on bulimia. Aina kun hän syö, niin se tulee ulos. Et alati, kui ta sööb midagi, see kohe tuleb välja. Me olemme kaikkia kokeilleet, mutta aina se tulee ulos. Et me oleme kõike proovinud, aga see ei püsi sees, tuleb välja. Siinähän meillä onkin ongelma. Et meil on siin probleem. On viikonloppu, mitä me teemme? Et on nädalavahetus ja mida me nüüd teeme? Ja me keskustelimme ja me soittelimme ja mietimme, mihinkä me veisimme hänet. Me mõtlesime ja arutasime ja helistasime ja mõtlesime, kuhu me saaks teda viia. Sitten nuoret tulivat takaisin. Ja siis noored järsku tulid tagasi. He sanovat, että ongelma on hoidettu. Nad ütlesid, et me tegelesime probleemiga. Tyttö syö, hän on terve ja nyt hän syö. Et tüdruk sööb, ta on terve ja kõik on korras. Ja me sanoimme, bulimia on vaarallinen tauti, eihän se noin vain lähde. Me ütlesime neile, et see bulimia, see on ohtlik haigus, et see ei saa niimoodi ära kaduda. Nuoret sanoivat, että me teimme niin kuin te olette meitä opettaneet. Aga noored ütlesid meile, et me tegime nii, nagu te olete meid õpetanud. Me veimme hänet sinne meidän kirkkoon. Me viisime ta meie sinna kirikusse. Ja me isolla porukalla rukoilimme hänen puolesta. Ja me suure grupiga me palvetasime tema eest. Sitten me kävelimme keittiöön ja katsoimme, että toimiko se rukous. Ja siis me läksime otse kööki, vaatasime, kas see palve nüüd töötas. Ei mitään ongelmaa, tyttö syö. Ja ei olnud mingit probleemi, see tüdruk sõi. Ja koko leiri meni hyvin. Ja see kogu laager läks väga hästi. Ja kyllä me johtajat katsoimme toisiamme, että oho, miksi me emme keksineet tuota lääkettä? Ja me juhtidega vaatasime üksteisele otsa ja mõtlesime, et miks meie selle ravi peale ei mõelnud. Ja sitten kun minun piti lopettaa minun työni siellä nuorten kanssa. Ja kui ma pidin oma töö seal noortega selles paigas lõpetama, minä kirjoitin heille semmosiksi lahjaksi tämän laulun. Siis nendele justkui hüvasti jätu kingituseks ma kirjutasin selle laulu. Pyha puututus. Vahel ajattu kohta aika, aimat Jumala lähetys. Vahel piiritty yletä piire, tunnet pyhä puututus. Puututinna, maamille seisat on pyhä. Pyhä on isäntämaa, maata ja kuulata paitse. Kuikin kaiken ei sutakin maista. Kummaltaisesta maamille seisat on pyhä. Kyydelle pissant ja kuulee. Vahel palva, pääsä tuon
vahel kuuleta sõnatud kannet, siis on püha puutuda. Püha on issand täna, vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõik ei suudagi mõista. Kummardases maa, millel seisad, on püha, kõneleb issand ja kuuleb, puudutab meid mis on Jumala põltude tuultest. Vahel sekkavad ekslikud mõtted, siiski issandat hüüa. Haaran kätest ja tunnen ta haavat, ta on püha puududa. Võta kindlalt maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa, kuulata vaikselt, kuigi kõike ei suudagi mõista. Kummardases maa, millel seisad, on püha, kõneleb issand ja kuuleb, puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põllude tuultest. Tämä toinen ylistyslaulu on syntynyt kaukana Suomesta ja täältä Eestistä. Järgmine ylistuslaul on sündinud kaugel nii Soomest kui Eestist. Yhden kerran elämässäni olen käynyt Australiassa oman tyttären kanssa. Ühe korra elus olen käinud Austraalias koos oma tütrega. Se oli semmoinen isä-tytär-matka. See oli selline isa ja tütre reis. Isä pyysi anteeksi, että on niin paljon ollut poissa kotoa, kun tytär oli pieni. Isa palus andeks lihtsalt, et on olnud nii palju kodust ära, kui tütar oli väike. Ja siellä me olimme, se oli semmoinen tilanne, olimme veneessä ja koko etelän taivas oli siinä päällä. Ja seal oli selline koht, kus me saime olla paadis sõitmas seal ja kogu see lõunamaa taevas oli meie kohal. Ja laulu alkoi soida päässä. Ja peas hakkas kõlama üks laul. Ja siinä lauletaan, olet tähtedest kirkkain. Ja siin on sellised sõnad nagu, et oled tähtedest kirkkaim. Ja lauludest kauneim. Ja lauludest kauneim.
Otamme vielä yhden laulun. Võtame veel üheskoos ühe laulu Ja sitten Timo vie tämän konsertin hyvään loppuun. ja siis Timo juhatab selle kontserdi ilusasse finišisse. Minulta on monta kertaa kysytty, että Pekka, sinä olet melkein 50 vuotta ollut tien päälle kertomassa evankeliumia. Et minu käest on tihti küsitud, et Pekka, kui sa oled nüüd 50 aastat olnud kogu aeg just kui teel ja kuulutamas evangeeliumi, Mistä tulee se voima, että vieläkin haluaa jatkaa? et millest sul tuleb see jõud, et sa just kui tahad veel jatkata? Vaimokin kyselee sitä välillä. Ja abikaasagi küsib seda päris tihti. Ei se ole enää se, että saa istua jossakin rockbussissa. See ei ole enam see, et ma saan istuda kusagil rock-tuuri bussis. Eikä se ole se, että ihmiset taputtavat. Ja see ei ole ka enam see, et inimesed plaksutavad. Ne olivat nuorena tärkeitä asioita. Noorena need olid tähtsad asjad. Se on se, kun näkee, että mitä Jumala tekee. Aga see on see, et kui sa näed, mida Jumal teeb, Kun näkee sen, että ihmisen elämä voi tänäänkin muuttua. kui näed seda, et inimese elu võib täna ka muutuda, Kun näkee se, että Jumala on totta ja hänellä on voima. kui näed seda, et Jumal on tõeline ja tal on vägi, Siitä kertoo tämä seuraava laulu. Tema nimi. sellest räägib järgmine laul.
Issand vaatab ülalt taevast, oma elu paigast näeb kõiki neid, kes mures vaevas, jõuetult, kel alla langenud käed, sõjaratsudele lootes ei saa päästa meie maad. kõigiga on tema tõotus, kes ta peale loodavad. õnnis on rahvas ja õnnistatud me maa, kui abi meil taevast ja lootus Jumala peal. õnnis on rahvas ja õnnistatud me maa, kuulame teda, kelle käest tuleb hea. õnnis on rahvas ja õnnistatud me maa, kui abi meil taevast ja lootus Jumala peal. õnnis on rahvas ja õnnistatud me maa, kui kuulame teda, kelle käest tuleb hea. issand vaatab ülalt taevast, oma elu paigast näeb ta kõiki neid, kes mures vaevas, jõuetult, kel alla langenud käed, sõjaratsudele lootes ei saa päästa meie maad. kõigiga on tema tõotus, kes ta peale loodavad. õnnis on rahvas, õnnis on rahvas ja õnnistatud me maa, kui abi meil taevast ja lootus Jumala peal. õnnis on rahvas ja õnnistatud me maa, kui kuulame teda, kelle käest tuleb hea. õnnis on rahvas ja õnnistatud me maa, kui abi meil taevast ja lootus Jumala peal. õnnis on rahvas ja õnnistatud me maa, kui kuulame teda, kelle käest tuleb hea.
Meie tänane eelviimane laul, võib-olla eelviimane, me oleme natuke ajaga seotud seoses ülekandega, meil on täpne aeg teada, meil on vähemalt aga siin me võime jätkata veel pikalt, mitu tundi, nii et ärge te ei pea üldse ära kiirustama. Järgmise laulu tekst on võetud Keldi palvetest, Armastuse hõlmas. Imeilus tekst minu meelest, vihmapiisad on langenud õrnalt su laugudele, Armastuse hõlmas. Vihmaviisad langegu õrnalt su laugudele. Leebed tuled loodtagu sinu rahutut meelt. Murelikku südam rõõmustagu päikese kiired. Päevakoorem olgu sulle kerge kanda õlgadel. Vihmapiisad langegu õrna su laugudele. Leebed tuled lautagu sinu rahutut meel. Rõõmustagu päikese kiire. Ja päevakoorem olgu sulle kerge kanda õlgadel. Ja päevakoorem olgu sulle kerge kanda õlgadel. Päevakoorem olgu sulle kerge kanda õlgadel. Hoia Jumal Eestimaa oma suure armastuse hõlmas. Hoia Jumal Eestimaa oma suure armastuse. Hoia Jumal Eestimaa oma suure armastuse hõlmas. Hoia Jumal Eestimaa oma suure armastuse. Oleme koos, hoia Jumal Eestimaad. Oma suure armastuse. Oma suure armastuse hõlmas. Hoia Jumal. Hoia Jumal Eestimaa oma suure armastuse hõlmas. Hoia Jumal Eestimaa. Hoia Jumal Eestimaa oma suure armastuse hõlmas. Hoia Jumal Eestimaa oma suure armastuse hõlmas.
isa taevas, tee nii, et me silmad näeksid tõde ja meie sammud oleksid valguses. isa taevas, tee nii, et meie süda mõistaks ja tahaks armastada. Armastada Jumalat kogu oma hingest ja armastada oma ligimest nii nagu iseennast. isa, tee nii, et mina ei külvaks sellesse rahutusse maailma ühtegi haavavat noolt ega tapvat hinnangut või sõna. isa, tee nii, et meie rahvas oleks hoitud. isa, tee nii, et meie rahvas püsiks. isa, tee nii. isa taevas. Ja me lõpetame tänase kontserdi meie isa palvega. Kes oled taevas,
tulite. Aitäh Haapsalu koorile, Kerstile, Pekkale, Joelile. Jumal õnnistagu meie maad ja rahvast, olgu teil imetore vabariigi aastapäev homme. Olge hoitud ja minge, kui te autos sõidate või jala lähete, ümisege. Isa taevas, tee nii ja pange oma palve sinna. Olge hoitud.